tere tulemast! Praegu on üle miljoni inimese Vladimir Putini hinnalises kroonijuvelis täielikku pimedusse vajunud. Ma räägin Krimmist. Krimm põleb, elektrivõrk kukub kokku ja paanikas Vene kodanike massiline väljaränne on jõudnud hirmutava tupikseisu. Aga tead, selle katastroofi kõige pöörasem osa on tegelikult see, kuidas Ukraina selle korda saatis. Viimase 48 tunni jooksul andsid Ukraina väed tõelise meistriklassi psühholoogilises sõjapidamises ja taktikalises eksitamises. Nad seadsid üles tohutu lõksu ja Vene sõjavägi astus sellesse täiesti pimesi. Nüüd on olulised varustusteed läbi lõigatud. Kinnisvarahinnad kukuvad ja tõsised kütusepuudused tähendavad, et tuhanded põgenevad venelased on sellel poolsaarel sõna otseses mõttes lõksus. Olukord halveneb nii kiiresti, et esimest korda kogu selle sõja jooksul üritavad Venemaa tipp-propagandistid meeleheitlikult avalikust veenda, et Putin ei kaota oma suurimat geopoliitilist trofeed. Selles videos selvitame täpselt, millise lõksu Ukraina Venemaale seadis, kuidas Vene logistika kokku kukkus ja kuidas internet teeb Kremli meemide kaudu alistuma. Tere! Minu nimi on Sam ja täna uurime, kuidas me siia jõudsime. Täpsemalt, kuidas me jõudsime siia Krimmis. Et mõista, miks eilne rünnak õnnestus, peame aru saama olukorrast, mis selle võimalikuks tegi. Läheme nüüd 2 ööd tagasi, 21. juunile. See oli öö, mil see kõik alguse sai ja sellest kujunes üks puhtamaid strateegilisi pettemanöövreid, mida me selles sõjas seni näinud oleme. 21 kuupäeva ööl viisid Ukraina väed läbi täppislöögi, mis ei sihtinud ainult rafineerimistehaseid või kütuselaosid. Seda on Ukraina teinud regulaarselt. Aga seekord sihtisid nad midagi, mida Venemaa tõesti vajab. Vene õhutõrjesüsteeme. Vaadake seda raportit. Nad hävitasid 4 radarijaama, mis kuulusid Venemaa S-4 õhutõrje raketisüsteemidele. Ja lisaks sellele hävitasid nad 2 pantsiri kahuri ja raketisüsteemi, mida Venemaa kasutas. Need süsteemid olid väga olulised, sest kõik need 6 paiknesid Kertši sillal. Sillal, mis ühendas Venemaa mandriosa okupeeritud Krimmiga. Nüüd tahan, et te midagi ette kujutaksite. Kujutage ette, et olete Vene kindral ja just nägite seda rünnakut toimumas. Rünnak, mis hävitas edukalt 6 teie õhutõrjesüsteemi, mis paiknesid sellel sillal, mida Putin meeleheitlikult kaitsta tahab. Mida te mõtlete? Tõenäoliselt arvate, et Ukraina ründab silda kohe pärast seda, kui nad on õhutõrje maha võtnud. Tegelikult arvasid paljud inimesed, kaasa arvatud mina ja minust palju targemad inimesed, nagu endine mereväe eriüksuslane Chuck Farr, sama. Sild oli sisuliselt kaitseta, nii et just sinna Ukraina järgmisena lööbki. Ja just sellepärast hakkas Venemaa paanitsema. Vene kindralid hakkasid paanitsema. Ja meil on tegelikult satelliidifotod, mis näitavad täpselt, mida nad järgmisena tegid. Need satelliidipildid tehti mõne tunni jooksul pärast 21. juuni rünnakut. Sa näed, kuidas Vene meeskond tormab silla kaitset tugevdama. Nad ehitasid kaitsetõkkeid, asendasid hävitatud õhutõrjesüsteeme ja paigaldasid ka merekaitset, et Ukraina ei saaks kasutada meredroone silla põhja hävitamiseks. Kreml valmistus ilmselgeks rünnakuks silla pihta, kuid Ukraina kavandas vaikselt hoopis millegi muu ründamist. Näete, isegi kui Ukraina hävitas varem õhutõrjesüsteemid, mis asusid Kertši sillal, kaitsesid need kogu poolsaart. Ja nüüd, kui need õhutõrjesüsteemid olid kadunud, tähendas see, et Ukraina jaoks avanes Krimmi poolsaarel palju rohkem sihtmärke. Täpselt seda Ukraina tegigi. Vaadake seda kaarti. See on kaart Ukraina droonide tegevusest eelmisest tööst. Rünnakud olid suunatud peamiselt Krimmile ja Lõuna-Venemaale. Ja siin on näha, milline nägi välja selle rünnaku tagajärg. See tuli, mida te näete, on Kertši soojuselektrijaam, mis on Ida-Krimmi suurim elektrijaam. Nüüd toodab see jaam küll palju energiat tule näol, kuid kahjuks ei saa Venemaa seda kasutada majade valgustamiseks. Selle rünnaku tulemus ongi see, millega me oma videot alustasime. Rohkem kui 1 miljon krimlast on elektrita ja see poolsaar, mille elanikkond on 2,4 miljonit inimest. See tähendab, et pooltel inimestel lihtsalt ei ole elektrit. Vene ametnikud väidavad avalikult, et elektrikatkestus on tingitud elektrivõrgu rikkest. Aga suits, mida te oma ekraanil näete, räägib hoopis teistsugust lugu. Tegelikult on see suits nii massiivne, et kui te olete poolsaarel, näete seda isegi 30 miili kauguselt.
Seda on näha ka NASA tulekahjude tuvastamise satelliitidelt, mis asuvad tõenäoliselt miljonite miilide kõrgusel taevas. Ja tead, mis veel? See polnud ainus elektrijaam, mida Ukraina sihtis. Siin on täielik ülevaade sellest, mida Ukraina eile öösel tabas, kui rääkida ainult elektrijaamadest. On ka teisi sihtmärke, millest räägime kohe varsti, aga loe lihtsalt need elektrijaamad kokku, mille kohta Chakfar kaardi tegi. Ma loen vähemalt 4 erinevat elektrijaama üle poolsaare ühe öö jooksul. Just sellepärast ongi üle miljoni inimese ilma elektrita. Tegelikult on meil olemas ka klipp ühest rünnakust. Vaadake seda. Selle avaldas üks Krimmi venelasest elanik. Нам пизда. We are f***ed. Нам Me oleme täiesti perses. Mu käed värisevad. Nii et kui sa oled praegu Krimmis elav venelane, siis ilmselge vastus on lahkuda, pakkida oma asjad ja lihtsalt minna teele. Tagasi turvalisse kohta, mis oleks väga kaugel. Aga kahjuks on auto juhtimiseks vaja kütust. Sul on vaja kütust, et rongiga sõita, võib-olla isegi kütust, et lennukiga lennata. Aga ma arvan, et lennukid on Krimmis üsna suletud. Nii et sa ei saa tegelikult kuhugi minna ja see ei ole lihtsalt minu oletus. Tegelikult on meil olemas videoklipid Moskva elanikelt, kes on praegu Krimmis lõksus ja nad ütlevad täpselt sama asja. Vaata ise. Me jõudsime jaama, aga see ei ole jaam. See ei ole üldse jaam. Me seisame keset Eimiskit, ümberringi on kivid. See on lihtsalt täielik jama. Issand jumal, miks ma siin olen? Ma tahan tagasi Moskvasse minna. Kurat, mis varemed on? Lihtsalt väike märkus kõigile, kes seda vaatavad ja on Moskvast. Tundub, et Krimm võib tegelikult olla isegi turvalisem kui Moskva. Me just nägime, kuidas naftabaas lasti taevasse, nii et Moskva ei tundu eriti turvaline, vähemalt minu jaoks. Lisaks sellele teatas Ukraina ka, et nad hävitasid raudteesilla Põhja-Krimmi kanali kohal Krimmi põhjaosas. See sild on osa transpordikoridorist, mida kasutatakse kaubaveoks ja isegi sõjatehnika liigutamiseks 2 suunas. See kulgeb Venemaalt Krimmi, et varustada rindel olevaid vägesid. Lisaks sellele liigutatakse selle kaudu kaupu ka poolsaare sees, et Vene sõjavägi suudaks end ülal pidada. Nüüd on see tee aga suletud, sest Ukraina rünnak toimus eelmisel ööl. See on osa Ukraina kampaaniast, millest oleme varem rääkinud. Seda nimetatakse logistikablokaadiks. Ja tead mis? See on suunatud just Vene logistika vastu. Ukraina alustas seda operatsiooni, et rünnata Venemaa sõjalist logistikat. Aga nüüd, kui Venemaal on raskusi rindel olevate vägede varustamisega, kasutavad nad tsiviillogistika marsruute või tsiviilveokeid, mida iganes saab kasutada sõjaväe varustamiseks. Ja see tekitab probleemi Krimmis elavatele Vene kodanikele, sest neil on nüüd igasugused puudused. Toit saab otsa või saab otsa, kõik mis pähe tuleb saab otsa. Kuulake seda klippi, mille üks vene naine Krimmis avaldas ja kuidas igapäevaelu on muutunud võitluseks. Mul on kahju küsida, aga kas see paanika kütuse pärast levib ka kõigele muule? Me tulime poodi ja läksime lihaletile. Mida siit saab osta? Ainult tiivad, mida keegi ei taha. Kus kõik muu on? See pole selge. Kas see on lihtsalt läbimüüdud või on paanika juba ka toidu pärast alanud? Nüüd tekitab see sama operatsioon probleeme ka Venemaa sees, mitte ainult okupeeritud aladel. Ja Venemaa kodanikel on puudus mitte ainult kütusest, vaid peaaegu kõigest, mida oskate ette kujutada. Aga enne kui me sukeldume selle kõige suuremasse strateegilisse pilti ja tähendusse, teeme kiire meemipausi. Eelmine kord teile see osa väga meeldis, nii et mul on veel meeme. Nagu te teate, internetile meeldib nalja teha ja kujutage ette, kõik need Ukraina rünnakud, millega Putin peab tegelema, on internetis loonud uut sisu. Vaatame seda koos. Nüüd tuleb kõige tähtsam osa. Nagu Sun Tzu ütles sõjakunstis, tee neist meeme, kuni nad nutavad ja siis tee meeme sellest, kuidas nad nutavad. Nii võidadki sõja. Ja täpselt seda ukrainlased teevadki. Nüüd nende meemidega, mis tulevad, on meil ainult üks reegel. Kui sulle mõni meem meeldib, siis ütle mulle all kommentaarides, milline on sinu lemmik. Ja kui sa pole veel tellinud, siis kindlasti vajuta tellimisnuppu. Nüüd vaatame meeme. Esimene neist on pärit suurimalt Vene propagandistilt. Ja tema ütleb, et rünnak Moskvas, see polnud Ukraina rünnak. See on lihtsalt SSO, umbes nagu SMO, mille Putin alustas. Aga seekord on see eriline suitsukatte operatsioon. Ma tean, et inimesed teevad selle üle nalja, aga mul on tunne, et Venemaa hakkab seda väga varsti ametliku ettekäändena kasutama. Muide, ametliku ettekäändena.
järgmine, meil on keegi, kes avab šampanjapudeli ja kork lendab lihtsalt otse kosmosesse. Päris naljakas. Ja viimane, see võib olla mu lemmik, sest ma mängisin kunagi palju mänge. Meil on uus plakat mängule Angry Birds 2026. Mul on tunne, et Venemaale see mäng eriti ei meeldi. Ja lõpuks minu lemmik. See on Putin ise. Putin ütleb, ma lubasin teile, et meid ei tunta enam Hiina bensiinijaamana. Aga siin on üks konks. Nüüd on sellest tegelikult saamas reaalsus. See pole enam meem. Ukraina droonirünnakute tõttu on Venemaa tegelikult sunnitud naftat importima. Mitte ainult ekspordi keelustama, vaid nad impordivad nüüd naftat teistest riikidest. See on maailma suuruselt teine naftareservidega riik ja nüüd nad impordivad. Ma arvan, et Putin on poliitikute seas haruldus. Ta täidab oma lubadusi, lihtsalt mitte nii, nagu keegi oleks arvanud, et ta teeb. Jäta oma lemmikmeem kommentaaridesse alla. Nüüd lähme tagasi loo tõsisema poole juurde. Nagu te ilmselt arvata võite, ei naudi Venemaa elanikud poolsaart enam nii nagu varem, kuna Krimmis toimub nii palju rünnakuid. Varem oli see populaarne puhkusepaik, kuhu inimesed läksid, et oma probleemid unustada. Aga tead mis? Nüüd ütlevad venelased, et see ei tundu enam sama. Kuigi ilm on endiselt sama ilus ja kena, ei ole poolsaarel olevatel inimestel enam seda õnnetunnet silmis, mis neil varem oli. Aga enne kui me selle klipi juurde läheme, on mul teile üks oluline sõnum. Enamik inimesi ei tea Medicare'i kohta üht asja ja seda ei teadnud ma isegi kuni hiljutise ajani. Medicare'i süsteem on loodud selleks, et teid segadusse ajada. Te saate postitusi, teile helistavad robotkõned, reklaamid tulevad igast suunast. Ja paljud maaklerid, kes seal väljas tegutsevad, on suurte kindlustusfirmade poolt motiveeritud, mis tähendab, et nende nõuanded ei pruugi alati olla teie huvides. Seepärast tahan ma täna teile rääkida meie partnerist nimega Chapter. Chapter on täiesti sõltumatu. See tähendab, neile ei maksta selle eest, et nad ühte plaani teisele eelistaksid. Tegelikult on nad ainsad Medicare'i nõustajad, kes saavad võrrelda kõiki plaane üle kogu riigi. See tähendab, et te näete tõepoolest kõiki oma valikuid. Ja asi on selles, kui teil on juba õige plaan, siis nad ütlevad teile seda. Aga kui teil ei ole õiget plaani, siis nad aitavad teil tegelikult õigele plaanile üle minna. Sellised inimesed nad ongi. Eelmisel aastal säästsid inimesed, kes vahetasid plaani koos Chapteriga keskmiselt $1100. See on suur summa raha. Ja mis kõige parem, see on tasuta ja võtab alla 20 minuti. Helistage lihtsalt numbril 5413 590 903. Või minge veebilehele askchapter.org/basics. Kordan, number on 541 359 0903. See võtab vähem kui 20 minutit ja võib säästa teile $1000. Nüüd liigume edasi selle sõnumi juurde Krimmist, kus üks vene elanik räägib, miks ta tunneb, et midagi on muutunud. Kuulake. Teate, viimasel ajal tunnen, Teate, viimasel ajal võib kogeda teatud dekadentlikku meeleolu, tunda enda allasurutuna, võib-olla isegi masendununa. Raske on öelda, millest see on põhjustatud. on muidugi väga raske analüüsida, millega see seotud on. Võib-olla tasub toitumist puhastada. Välja jätta suhkrud. Võib-olla lisatud C-vitamiini toidulisandeid. Seda on üsna raske mõista. Näib, et sa elad Krimmis. Seal on päike, seal on meri. Mis on valesti? Mis on puudu? Et olla rahulik, õnnelik. See pole üldse eriti selge. Ausalt öeldes. Nüüd pöörame tähelepanu suuremale pildile. Mida see tähendab Putini ja Krimmi jaoks? Kas Venemaa suudab seda tegelikult hoida? Siin on väga hea analüüs Sean Bennarilt. Vaadake. Krimm hakkab Venemaa jaoks tunduma nagu Mariupoli hetk. Kütuse puudus levib üle poolsaare. Rünnakud tabavad logistikat ning Kertši sild näib olevat Ukraina sihtmärkide nimekirjas kõrgemal kui kunagi varem selle sõja jooksul. Kuuleme ka usaldusväärsetelt kohalikelt allikatelt, et kinnisvarahinnad on tugevalt langenud, kuna venelased püüavad poolsaaret lahkuda, müües kortereid, et saada enne olukorra edasist halvenemist, mida vähegi võimalik. Aastaid esitleti Krimmi kui Vladimir Putini suurimat geopoliitilist triumfi ja Musta mere laevastiku uhket kodu. Täna seisab poolsaar silmitsi kütusepuuduse, transpordihäirete ja kasvava majandusliku ebakindlusega ning nüüd ka hülgamisega. Sild, mida te oma ekraanil näete, on rohkem kui lihtsalt infrastruktuur. See on sümbol.
Kui see jääks pikemaks ajaks kasutuskõlbmatuks, oleksid sõjalised tagajärjed märkimisväärsed ja poliitilised tagajärjed võiksid olla veelgi suuremad, eriti Putini jaoks. Viimane lause on väga oluline. Putini jaoks, nagu me varem oleme käsitlenud, on Krimm palju enamat kui lihtsalt territoorium. See oli poolsaar, mille ta vallutas. Tema poliitiline reiting pöördus põhimõtteliselt ümber. Vene elanikkond ei olnud enne 2014. aastat tema suur pooldaja, sest ta oli just asunud enneolematule 3. ametiajale presidendina. Venemaal usuti, et riik liigub tagasi nõukogude aega, kus tsaar valitseb riiki kuni oma surmani. Krimmi ülevõtmine muutis seda olukorda, sest venelased olid uhked selle territooriumi tagasivõtmise üle, mida nad uskusid Venemaale kuuluvat. Aga nüüd, kui Putin selle tegelikult kaotab, siis on see suur probleem, sest ta alustas seda sõjalist erioperatsiooni Venemaa kaitsmiseks, kuid asjad ei lähe päris nii, nagu ta lootis. Sellepärast näeme midagi ainulaadset Vene sotsiaalmeedias. Propagandistid selgitavad inimestele, miks Venemaa ei kaota kunagi Krimmi. Ja see on midagi, mida me varem näinud ei ole. On huvitav, et nad räägivad sellest just nüüd, täpselt siis, kui Ukraina sisuliselt suurendab kontrolli poolsaare ümbruse logistika üle. Kuulake seda lõiku. Nii et kellele Krimm lõpuks kuulub? Asi on selles, et viimasel ajal olen TikTokis ja Instagramis näinud, kuidas ukrainlased levitavad mõtet, et nad võtavad Krimmi suve lõpuks tagasi. Aga vaatame asju veidi alternatiivsemast vaatenurgast. Ametlikult tunnustas Haagi kohus Krimmi Venemaa osana. Teiseks, territooriumi hõivamiseks on vaja jalaväge ja inimjõudu. Ja nagu me teame, on Ukrainal juba mehed otsas. Ainus, mida nad teha saavad, on poolsaart droonidega terroriseerida. Jah, muidugi. Droonid on hirmutavad. Need põhjustavad kahju ja rahalisi kaotusi. Aga ainult droonidega pole võimalik territooriumi vallutada. Kolmandaks, vaatame olukorda rindejoonel. Ükskõik kui väga ukrainlased seda ei sooviks, Vene armee teeb rindejoonel edusamme. Näiteks hõivati hiljuti Konstantinivka, mis oli olnud Ukraina kontrolli all alates 2014 aastast. Kuid mis kõige tähtsam, Krimmi inimesed on juba üle elanud vee- ja elektriblokaadid. Ja ma usun, et nad peavad kindlasti vastu ka kütuseblokaadile. Kõigi nende rünnakute eesmärk on destabiliseerida Venemaa Föderatsiooni elanikkonda ja külvata inimeste seas paanikat. Seetõttu peaksite kõike, mida internetis näete, hindama kriitilise pilguga ja tegema vastavalt sellele ise järeldused. Ja nüüd tahame vaadata, kuidas Venemaa riiklikud meediakanalid üldse üritavad seda kõike kajastada. Sest mingil hetkel need valed, mida nad Vene avalikkusele räägivad, lihtsalt murduvad reaalsuse raskuse all. Inimesed näevad, mis toimub Krimmis ja nad saavad kuulda inimestelt, kes poolsaarel põgenevad, miks nad peavad lahkuma. Ja just sellepärast on oluline pöörata tähelepanu Venemaa riiklikele meediakanalitele. Kuulake seda lõiku. See viib meid Ukraina droonirünnakute teema juurde Krimmis ja paljudes Venemaa piirkondades. On selge, et see valmistab Moskvale suurt muret. Nagu meenutab ajaleht Nezavissimaja Gazeta, ründasid eelmisel neljapäeval mitu drooni Moskva naftarafineerimistehast. Kommersant teatab rünnakust poolsaarel. Krimmi ründasid droonid. Rünnakud viidi läbi muuhulgas Kertši ületuskoha parvlaevale, naftaterminalile ja mitmele teisele energiarajatistele. Võimude sõnul hukkus 4 inimest ja veel 28 sai vigastada. Tagasi Nisa Nezavissimaja Gazetasse, mis teatab, et Krimmis on kütusemüük avalikkusele ning selle väljastamine Vene kupongide alusel peatatud. Kütust antakse välja ainult riigiasutustele, mis tagavad vabariigi elutähtsad funktsioonid ja julgeoleku. Veelgi enam, nüüd on Krimmis probleeme elektriga. Peamine sõnum Vene ajalehtedes on endiselt. Jah, on probleeme, me tunnistame seda, aga venelased ei peaks paanikasse sattuma. Nii kõlab see täna ajalehes Moskovski Komsomolets, kus öeldakse, et Ukraina droonirünnakute eesmärk on tekitada venelastes kriisitunnet ja õpitud abituse tunnet. Õpitud abitus tähendab kaotuse aktsepteerimist, kuid selliseks kaotuseks puudub igasugune alus. Kiievi hiljutised rünnakud ei ole muutnud geopoliitilist reaalsust. Venemaa on endiselt üks 2 peamisest tuumaviigist. Venemaa on endiselt igas mõttes Ukrainast tugevam. Zelenski püüab tasakaalu taastada, kasutades Moskva vastu asümmeetrilist sõjapidamist. Me ei tohi mängida nende reeglite järgi, mida meie geopoliitilised vaenlased püüavad meie riigile ja rahvale peale suruda. Reeglid peavad olema meie omad. Meie viimane lugu on tegelikult lõik eksklusiivsest videost, mille tegime endise mereväe eriüksuslase Chuck Fariga. See on Battlefield Breakdown, kus ta lihtsalt analüüsib päris kaadreid, mis tulevad Ukrainast.
see avaldati meie veebilehel juba mõnda aega tagasi, nii et ärge imestage, kui ma näen natuke noorem välja. Vaadake. Need on Ukraina õhutõrjekahurid ja see näeb lihtsalt välja nagu filmist, mingi animatsioon. Jah, see, mida me seal näeme, on AA õhutõrje suurtükid. Ja need on kõik 20–40 millimeetrised õhutõrjekahurid. Ja kui sa kuulad neid helisid, siis kuuled, kuidas üks konkreetne relv teeb tuk, tšuk, tšuk. See on tõenäoliselt radariga juhitav kahur, sest kui sa lased korraga ainult 3 kuuli, tahad olla kindel, et sihid õigesti. Aga see on üsna hea näide sellest, mida nimetatakse tulemahuks. Neid asju kasutatakse enamasti niimoodi tulistamiseks, peamiselt Shahedi droonide vastu, mis on mõnevõrra etteaimatavamad ja aeglased. Ja seal näete tegelikult prožektorit ülespoole suunatuna. Ja jälle, prožektor, täpselt nagu teises maailmasõjas, nad üritavad sihtmärki tuvastada ja seda valgustada. Ja seal on midagi põlemas ja teeb ootamatu peatuse. Nii et see oli kohe tabamus. Kas see on siis sama kahur, mida nad kasutaksid rakettide vastu või oleks see midagi muud? Need on lühimaa õhutõrjesüsteemid AAA jaoks. Seda võiks kasutada tiibraketi vastu, aga see oleks pigem õnnelik juhus, kui pihta saadakse. Ukrainas on siiski mitmeid väga kõrgelt arenenud AA-süsteeme. Üks neist kannab nime Skynex süsteem ja see näeb välja nagu otse Terminaatorist võetud. See on täielikult tehisintellektil põhinev autonoomne automaatkahur, mida juhib radar. Saad selle seadme välja panna, programmeerida, mida sa tahad, et see kaitseks, lülitad sisse ja see leiab, lukustab ja ründab kõike, mis tema alal lendab. Nii et osa sellest, mida sa näed, on tõenäoliselt ka Skynexi patareid. Aga see, mida sa siin näed, on nagu viimane õhukaitseliin ehk 3-kordne õhutõrje. Head, sul on pikema tegevusraadiusega õhutõrjesüsteemid nagu Patriot, lühema tegevusraadiusega nagu NASAMS ja Krovotel. Ja siis veel lühema tegevusraadiusega nagu Stingerid. Ja viimane kaitseliin on õhutõrje suurtükid nagu see siin. Nii et kui sa tahad selle video ülejäänud osa vaadata või lihtsalt rohkem eksklusiivset sisu näha, mida me liikmetele avaldame, siis saad kohe liikmeks hakata, klõpsates allolevale liitu nupule või minnes lehele basicsinsider.com. Sinu toetus võimaldab meil neid videoid edasi teha ja vastutasuks saad hulgaliselt eksklusiivset sisu nagu see siin. Liitu juba täna ja saa kohe ligipääs.